Tere, mina olen Daniel Levi Viinales ja ei, sa ei vaadanud seda pealkirja valesti. Muusik tõesti hakkab rääkima oma ehituskogemustest ja ma olen tõesti viimane inimene, kes peaks sellest rääkima, sest et ma mäletan oma nooruspõlves, kui isa kutsus mind kaasa kuhugi appi ehitama, ma alati leidsin mingi vabanduse, miks mitte kaasa tulla. Seega nüüd on mu omad vitsad peksavad ja pean omal nahal läbi kogema seda kõike võlu ja valu. Siin ma siis olen, siin hakkan siis põrandat tasandama. Nagu näete, siis siin on päris palju lahtist kivi, on igal pool, selle me hakkame eemaldama, siis toome kergkruusa, tasandame selle ära, siis paneme penoplasti kihi peale, siis paneme veel kile peale ja siis tuuakse kipsivalu ja tehakse täiesti peegelsiledaks see põrand. Saab hea olema. Nii, ma olen võtnud kaasa oma kõige ustavama tööhobuse. Yes. Räägi, mis me teeme praegu? Me tasandame põrandaid. Aha, kuidas me seda teeme? Kõigepealt sa võtad hea tuju, siis sa võtad reha ja siis sa proovid aru saada, mida sa teed. Mitte, et kas me saame sirged põrandad või tulevad krõnksus? No, ma väga kardan, et tulevad krõnksus. Palju aega ei võtnud, saime ka esimese vere välja kipsinoaga sõrme, aga pole hullu, meedik on teel ja kõik jäävad ellu. Aitäh muretsemast. Nii, nüüd ma võin ametlikult hakata uhkustama, sellepärast, et naabriledi tuli ukse peale ja ütles, et tal on ka vaja kodus remonti teha. Pakkus tööd mulle. Nii et nüüd ma olen ametlikult ehitusmees ja mul tööd ootavad, järjekord on taga. Nii et ma ei tea, ma ei jõua kõike objekti tehagi. Et selles mõttes olukord on suht keeruline. Midagi pole teha. Kell on 12:30. Homme on valu. Ma tegelen siin selle kiletamisega. Ka natuke raskem, kui ma arvasin. Või mitte raskem, aga lihtsalt aja nõudvam, kui ma arvasin, sest et kuna mul seinad nii tolmused, ma mõtlesin, et ma lihtsalt teibin selle kile igale poole seina külge, aga seinad on nii tolmused, et teip ei hakka kinni, nii et ma pean kruvidega kinnitama selle kile seina külge. See võtab päris kaua aega. Mul on umbes tegelikult umbes pool on tehtud ja pool veel minna. Jah. Nii, käes on valamise päev. Käes on valamise päev ja tuleb loota lihtsalt, et ettevalmistus on korralikult tehtud, et tuleb hea ühtlane põrand. Vaatame. Nii, jõudsin oma korteri ukse juurde. Ma ei ole veel näinud seda lõplikku tulemust.
Nii et ma nüüd teengi ukse lahti ja vaatame, milliseks põrand sai. Ohoho. No nii. Päris kena. Vaadake. Kips on valatud ja põrand on sirge. Aitäh kõigile, kes te seda nii-öelda teekonda siis jälgisite. Loodan, et oli kellegi jaoks hariv, õpetlik, äkki saite mõne minu veast õppida ja head ehitamist kõikidele, tehke seda turvaliselt ja ikka hea tujuga. Davai, tšau!